eks need esimesed minutid siin kindlasti on sellised mingis mõttes nagu kompivad ja siin ma arvan, Island tuleb suure hurraaga peale, kui siin ka avavile kõlab ja saamegi siis näemegi, et juba alustuseks kohe siin pikem pall ette, et saaks vastase poole ära, et Ja Eesti praegu siin otsajoone peal väga julgelt mängib. Vihela ja Nõmme mängisid hästi kokku ja nagu need Sarajärvi juhised on ja oi, kuidas siin ehitame. Oi, ja juba siin teisel minutil läheb Island juhtuma. Daniel Tristan Gudjonsen võttis kingituse vastu, ütleme niimoodi. Siin seda algust me ei tahtnud. Kõige hullem algumisse alla olid siin mitmed head. Teist ka keskväelale märgitud, ka samamoodi ründav mängija Maximilian Skvortsov praegu palliga number 10 ja Kristjan Kriis number 16 kastis noolimas, äkki saaks väravat lüüa siit. Ei ole, on Island ikkagi vahel. Uuesti tagant läbi. Ei suuda siit Island meie õnneks läbi murda. Nüüd tuleb hea palliini taha, tuleb löök ka. Mängus viimasel minutil ristnurgast sisse selle kuuli lõi, aga eestlastel hea periood. Lohmato paneb palli kasti, aga esimese palli peal ei saa, Herme saab teise palli kätte. Sagimine nüüd seal, Skvortsov, terava nurga alt saab löögile minna ja latti. Hea löök oli. Vaatame siit pall tagumise tsooni ja võrk sahiseb. Eesti suudab siin 35. minutil nurgalöögist vastata. Põhimõtteliselt üks väga hea võimalus sellest nurgalöök ja siit ka värav. Ja suurepärane, Eesti saab siit. Kas Island eemalt läheb löögile? Praegu mitte. Kombineerib nüüd Eesti kasti ümber. Torstensson. Peenelt jätab siin. Ja Tihti eestlased natukene liiga sõbralikud, nüüd vaja kaitsta kõvasti. Ja tuleb esimesel või isegi teisel üleminutil siin avapoole lõpus Islandile see 2-1 viigi värav ja Taadasson suudab selle liini ära joosta siin mängu jooksul. Üks moment oli veel, kus ta päris head kiirust näitas. Nüüd väga hea avanemine sealt kaitsjate vannad sealt lahti mänginud väikeste söötudega ka. Nüüd tuleb pall kasti, mis on värava peale ja sealt tagant postist saab mees löögile. On see Taadasson jälle. Ja päris üksi oli seal. Seal mängiti ja plokkidega mängiti Eesti kaitse üle. Selles mõttes Islandil oli siin väike eelis ka. Peterson tuli väravast välja ja siis suudeti selline ülekaal just küll hoida. Torstensson. Esimesel pool oli ka väga terav mees ja on väiksem risk kui enda viie kastis. Aga isegi selle taktika puhul korra suudeti meid üle mängida ja tulevad uuesti. Arnarsson läheb siit ise löögile, ikka läheb ja seal on vaher ees. Vastased sellised juba ebastandardseid asju teevad. Seal ja Arnarsson tuli hästi, Nigula meelitati kastist välja ja tuleb Gudjonsen. Tuleb löök ja terava nurga alt selline võimatu värav, aga värav tuleb täiesti pöörase nurga alt sinna värava lati alla ja saavad siin islandlased täna tõesti hästi pidutseda. Ja Gudjonsen. Ja kaotab Eesti siin keskväljal palli ja Island tulemas nüüd kiirelt jällegi paremal äärel. Lohmatovit seal korraks ei olnud, nüüd on ta tagasi. Tuleb ette ja lendab see pall siin õnneks sinna tagumisse võrku. Võib-olla sellist rohkem kontrollivat poolkaitset mängida. Aga siin tundub võib-olla natukene peab kohati ründavam olema. Taadasson Eesti kastis ja otsib siit söötu ja siit sahiseb võrk taas ja vahetusest tulnud Mikaelsson on seal õiges kohas ja lööb Islandile siit 5. värava ära. Tõesti, Taadasson näitas enda taset, ei hakanud seal. Tundub, et juhendab siin hästi käed, nii palju kui vaadata, käed käivad hästi, näitab kuhu tsooni keegi võiks nagu söötu küsida, et selles mõttes on selline valmis siin, kuigi natukene väga palju eksib. Jällegi tahab Island sinna Eesti liinide vahele või liini taha pugeda. Vasakul äärel nende jaoks nüüd ruumi palju. Tuleb terav sööt kasti ka, aga siit tuleb lööki ja post raksatab siit aga teisest lainest ja Ingasson on nüüd ka seal olemas, kes siin kohe sekkumise järel teravat jalga näitas, suudab olla siin õiges kohas, Eesti jaoks vales kohas. Ja ainuke mees, kellel täna valikud kaitseline natukene muutsid seda mänguplaani siin. Orlovil pall nüüd jala juures, kes suudab sealt kaitse pealt kuidagi maha keerata, hästi hoiab nüüd palli. Nüüd oleks vaja midagi, et äkki keegi tuleb appi ka või kuidagi palli kasti panna. Nüüd tuleb siit see pall ja pall lõpetab siin võrgus Ramol Sillamaa ja see tuli justkui ei kusagilt, aga me võtame kõik vastu. Väga hea töö kahelt vahetusründajalt.
ja suurepärane lõpp sellele keerulisele mängule. Orlov ise kõvasti pikalt siin palliga tegutses, konksutas vasakuga, konksutas paremaga ja lõpuks Island nüüd oma nurgalöögist tulemas. Jõuab Eesti vahele ja siit enam rünnakule ei tõuse, sellepärast et peakohtunik annab sellele mängule lõpuvile ja tõesti Eestile siit paraku 2-6 kaotus.